Nii, nüüd me saame eesti keele peale tagasi minna ja edasi tuleb see üks arutelu ja siia võtab nüüd sõnajärje üle arutelu juht Kristiina Sepp ja Kristiina on ettevõtluse innovatsiooni sihtasutusest tervisetehnoloogiate teenuste fookusvaldkonna juht, kes ise tutvustab, kes tal paneelis on ja mida nad teevad, aga see on juba natuke nagu diiser selleks, mis pärast toimub messialal, kus siis saate tutvuda täpsemalt ja lähemalt kõiki nende tehnoloogiliste lahendustega ettevõtjatelt. Aga mõned ettevõtjad on juba algul raval, nii et palun, Kristiina. Tere ka minu poolt. Nii, töötab. Et kui Sotsiaalministeerium on väga ägeda festivali ellu kutsunud, siis lisan ka kohe juurde, et Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ka väga tugevalt valdkonda toetab ja Eesti siis aastani 2035 üks prioriteetsuundades on tervisetehnoloogide teenused, mida ma siis ka ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses juhin ja seda toredam on, et selline tihe koostöö kahe ministeeriumi allasutuste vahel tegelikult toimib ja tegelikult see annab ka kogu sektorile head hoogu juurde. Aga et iseloomustada, milline see sektor on, siis ma kutsuksin siia enda kõrvale 3 noormest, veab mul täna on ja esimesena paluksin lavale Sten-Erik Mäuguse, kes on siis Lutso Elfist, et ta kohe ka tutvustab ennast, siis järgmisena Kari Maripuu Cloudgearist ja siis Priit Kruusi Termtestist. Ja alustuseks, et tegelikult aru saaksime, kes me siin kõik oleme, mina siin natuke ennast tutvustada, siis palun, Sten-Erik, 2 lauset. Tere, minu nimi on Sten-Erik Mägus, mina olen tehnoloogiaettevõtte Lutso kaasasutaja. Lutso eesmärk on pikendada tervelt ja turvaliselt kodus veedetud aastaid ja anda lähedastele meelerahu, et nende üksi kodus elava vanemaealise pereliikmega on kõik hästi. Hästi lühidalt meie fookuses on siis arendada selline mittekantav suitsanduri tüüpi moodul, mis kogub toimetuleku andmeid vanemaealise kodus ja edastab need raportid, mis andmete peal genereeritakse lähedasele koos soovitustega, kuidas elukvaliteeti säilitada. Kari. Ja tulevikus ka meie süsteemi. Mina olen Kari Maripuu ja esindan ettevõtet Rehasoft, mis töötab välja sotsiaalvaldkonnas mitut erinevat infosüsteemi. Võib-olla laiemalt tunda on tarkvara nimega Reha, mida kasutab vist enamik rehabilitatsiooni valdkonna ettevõtted Eestis. Aga paar aastat tagasi hakkasime välja arendama ka ühte uut platvormi, milleks täna on Cloudgear, mis on suunatud siis 3 kliendi segmendile. On siis üldhoolekanne, koduhooldus ja me oleme võtnud ka keerulise valdkonna ehk siis kohalik omavalitsus ja kohaliku omavalitsuse töö juhtimine selles valdkonnas enda peale. Aitäh, Priit. Tere, ma olen Priit Kruus, Termtest tegevjuht. Termtest on pakkunud tarkvara tervishoiuasutustele eelkõige, aga hiljutine kogemus on siis psoriaasi kaugjälgimise teenuse väljatöötamise, kus inimene saab olla kodus ja jagada infot enda haiguse kulgemise kohta. Ja huvitava faktina, et tõendatult just vanemaealised selles pilootrühmas need, kes on kõige aktiivsemad infoedastajad, mis ei ole nii-öelda tavaline loogika. Ja need toolid kindlasti ka hoiavad noorena. Ja aitäh, aga kust tuli idee, et kõiki neid erinevaid tehnoloogiaid arendama hakata, et Kari, et alustame sinust, et ei ole nii, et vaatad taevasse ja siis kukub idee alla ja siis hakkab pihta, et mis selle hoo sulle andis või kogu meeskonnale? No meie hoog tuli kusagil 2017. aastast, kus me veel töötasime tollel hetkel välja lihtsalt erinevaid tarkvaralahendusi erinevatele ettevõtetele, asutustele ja tollel hetkel me tegime Haapsalu neuroloogia haiglale, tegime sellist infosüsteemi, mis aitab meil paremini planeerida oma nii-öelda statsionaarset vastuvõttu ja ka toitlustuse planeerimist ja muid asju ja kogu selle protsessi käigus me puutusime kokku siis erinevate mustmiljon Exceli tabelitega, mis on teil kindlasti maja sees välja töötatud, mis on teile nii armsaks saanud ja millest te kohe kuidagi moodi lahti saada ei taha.
aga nähes, kui vaevalised on tegelikult need tööprotsessid sellise asendatud tehnoloogiaga, milleks Excel kahtlemata on, siis me leidsime, et võib-olla peaks sinna valdkonda sügavamalt sisse vaatama ja hakkasime otsima seal neid punkte, kus kohas tollel hetkel neid lahendusi ei olnud ja esimene asi oli siis rehabilitatsiooni valdkond ja nüüd siis juba hoolekande valdkond sealt loogilise jätkuna. Sten-Erik, kus sul? Ja no meie hakkasime lahendama oma enda probleemi, kuidas meie vanavanemad ja vanemad saaksid pikemalt kodus hakkama. Statistika näitab, et üle 90% vanemaealistest tahavad kodus vananeda, nad ei taha minna hooldekodusse, täna selle jaoks lahendusi ei ole. On disainitud erinevaid toredaid lahendusi, millega tuvastada ohuolukordi, nagu kukkumised ja nii edasi, aga need ei võimalda päriselt siis pikemalt kodus hakkama saada peale nende mõningate ohuolukordade tuvastamise. Meie fookuses on nende ohuolukordade ennetamine, ennustamine. See on üks pool ja teine pool on tõesti sellele, et lähedased on need, kes on täna tööriistadeta ja väga suures mures ja väga suures stressis. Ja olles näinud, kuidas minu ema on muretsenud juba aastaid selle üle, kuidas minu vanaema toime tuleb, isegi kui ta on nüüd juba hooldekodusse läinud, siis ma tahan, et see hetk, kui minu vanemad on eas, kus nende eest on vaja hoolitseda, on minul olemas tööriistad, et neile parimat tuge pakkuda. Ilmselt me kuulsime ka vist üle-eelmisest ettekandest, et selline ohutus ja selle tõstmine on väga suure väärtusega kogu süsteemile tervisekulude vaates. Aga Priit, sina oled nüüd kauem olnud ja toimetanud ja oled tegelikult alustanud tervishoiu vaates, aga kuidas sa jõudsid sinnani ja kuidas sa jõudsid hooldekodudeni? No esimene teenus oli tõesti sünnimärgi teenus, mis on võib-olla kõige tuntum, aga ütleme selle, mida me seal teeme, on nahaväi ennetus ja nahaväi varane avastamine, aga see nüüd ei puutu nagu nii palju just sellesse vanemaealistesse, pigem nagu nooremaealistesse, kus me püüame elusid päästa, aga tegelikult siis me laienesime edasi tervikliku meditsiiniliste fotode käsitluseni ja üks teema, mis tuli tugevalt esile, oli kroonilised haavandid ja haavandite jälgimine ja selleks on väga vajalik piltmaterjal, selleks, et jälgida lihtsalt, kas haavand paraneb või mitte, vähendab dokumenteerimist ja mida me nägime, et kuhu me kohe muidugi sisse jooksime, on see, et need probleemistik on väga palju laiem ja mida me püüame ennetada on siis see, et haavand saaks terveks või oleks kontrolli all ja ei toimus kõige hullemat nagu olukorda ehk siis amputeerimist. Eestis iga aasta 400 nagu jalga amputeeritakse, sest haavand ei ole korralikult ravitud ja see tähendab automaatselt allakäigutreppe liikumine kaob ja kõik muud asjad sinna juurde. Ehk siis, et ütleme, probleem ei ole lahenenud, et see eeldab, et kõik info liiguks väga sujuvalt ja meil hetkel on koduõed, perearstid, mõningad hooldekodud, et kus siis nagu parandame sellist terviklikku haavandi jälgimise vaadet, et see patsient ei kukuks rajalt maha. Priit, kas sa oled ka selle arenduse juures kaasanud lõpptarbijaid, et eelnevalt oli, et tuleb disainida koos lõpptarbijate, kasutajatega, patsiendid, hooldajad, sinu puhul kindlasti õed, arstid? No jah, kindlasti, aga kui minna ainult lõpptarbijate juurde ja see on see, mis tihti juhtub, eriti raskete tervishoiuteemadega, siis võib ununeda jälle selline andmeanalüüs ja see, et kuidas tervishoius praegu asjad töötavad ja kuidas teha see järgmine samm sinna peale. COVID-ega näiteks töötasime koos, avastasime, et okei, et see on selline meil mitu silo on süsteemis, kui haavand on jälgitud ja haavandi jälgimine koduõdede poolt on tegelikult Tervisekassa rahakotis. Kui sealt midagi maha kukub, siis 65–80% kuludest, eks hooldekodukulud kannab KOV. Ehk siis see on see põhiteema alati, mida tuleb jälgida, ehk siis jah, lõppkasutajad tuleb kuulata ja vaadata kogu teekond läbi, aga siis kohe sinna juurde ka kogu see kontekst, et kust liigub raha, kus on stiimulid, kuidas andmed saavad seda toetada, kuidas seda tõendada, et ei ole selge vastus. Sa nagu poliitik, ma sain aru, vastad juba, aga Kari, et kuidas sinul on, et kuidas sa kaasad ökosüsteemi või kas üldse kaasad?
jah, et Steve Jobs kunagi olla ju väidetavalt öelnud, et ega tarbija ei tea, mida ta vajab, et mina tean, mida ta vajab, aga me päris niimoodi ei ole seda asja teinud. Meie CloudCare'i arendus algas InnoSprindi projektist, mis avalikule sektorile on teada tunda selline avaliku sektori innovatsiooni väljatöötamise üritus ja selles töörühmas oli koos Tartu Ülikooli Pärnu College, Jaanik istub seal saalis ilusti, ja oli Pärnu linnavalitsuse esindaja, seal oli üks hoolekodu, oli üks konkurent meie jaoks oli seal laua ümber ja me suutsime väga kenasti vist mingi, ma ei tea, 6 või 7 kooskäimise korraga tegelikult luua arusaama, mida turul oleks vaja, millises järjekorras on seda vaja ja sealt me jõudsime ka prototüübini ja sellest on täna saanud toode. Sten-Erik, kuidas sul? Ma tean, et sa oled just algusjärgus, aga kuidas sul läheb? Ja me oleme arendusfaasis, see nädal algab piloot, plaanime järgmise aasta esimeses kvartalis siis USA-s lansseerida. Meie maksev klient on lähedane ja me oleme siis consumer turul, eks ole, et kui paljud lahendused selles valdkonnas on B2B või avalikule sektorile, siis meie peame väga kuulama seda, mida lõpptarbija eraklient siis soovib, aga me teeme ka siin ikkagi Steve Jobsi, sellepärast et me oleme justkui nagu iPadi loomas, sellist toodet turul ei ole, meil ei ole võimalik teha lihtsalt nii-öelda inkrementaalset innovatsiooni, vaid me peame võtma selle nii-öelda beti, et meie teame, mis probleemi lahendab ja kui see on kuhugi maani jõudnud, siis me hakkame väga aktiivselt tootepõhiselt kliendiga tööle. Aga loomulikult me suhtleme klientidega igapäevaselt hommikust õhtuni tootejuhi siis näol, et saada aru, et kas me oleme õigel teel probleemi lahendamisega. Aga kuidas sa selle ikkagi kliendini jõuad, et kui me räägime lähedasest või kes lähedane, kes peab hooldama kedagi või silma peal nii-öelda hoidma, et kohalikul omavalitsusel on väga hea kontakt ja suuresti ilmselt nad teavad, kus on need võib-olla abi rohkem vajavad osapooled. Kuidas sina kliendini jõuad? No meie puhul on see väga lihtne, kõikidel on vanemaealised lähedased, olgu need vanemad, vanavanemad, sugulased, pole inimest, kelle juurde nii-öelda oma selle lahenduse tutvustusega minnes ei oleks oma lugu rääkida. Ka see piloot, millega me alustame nüüd sel nädalal, meil on seal 20 erakodu ja 10 siis hooldekodu elanikku. Ka need 20 on tegelikult tulnud lihtsalt sõprade tuttavate kaudu. Ja kui rääkida sellest kodus elavast vanemaealisest, ta ei pea olema siis nii-öelda üks samm hooldekodust, ta võib olla veel ka 10 aastat potentsiaalselt sellest kohast, aga mida varem meie algoritmid tuvastavad, et on mingi mure, seda kiiremini on võimalik sellele reageerida ja pikendada seda iseseisvat kodus veedetud nii-öelda elu. No sa saad vist soomlastele ka appi minna, et tulemust ära tuua. Aga Kari, et sinu sihtrühm valdavalt on hooldekodud ja kuidas sa näed, mis on selline organisatsioonikultuur, et siin väga pikalt eelnevalt räägid sellist rakendusteadusest, et minu arust nagu Eestis seda väga meil ei ole või sellist rakendusoskust ja sageli jääbki selline innovatsiooni rakendamine süsteemi, ma ei saa öelda aegluse, aga nii-öelda süsteemi vanakooli taha. Mis see sinu tunnetus on, et kui lihtne on sinu lahendust rakendada nii-öelda igapäevaselt? Me siin viskasime nalja, et me oleme siin kõik konkurentidega koos siin oma slaidide asjadega, aga nii nagu ma alustasin, et kõige suuremaks konkurendiks on meil ikka Excel ja vanad harjumused. Et kui inimene oma psühholoogiliselt loob enda jaoks mingi süsteemi, võtab selle kasutusele, on selle süsteemiga ise autor võib-olla välja mõelnud, siis talle endale see süsteem kõige rohkem tihtipeale meeldib. Ja selle süsteemi asemel ükskõik kui hea või kui efektiivne see uus lahendus on ta uus, võõras ja selle omandamine või selle omaksvõtmine ja selle omaksvõtmise nii-öelda lihtsus sõltub selle inimese iseloomu omadusest ka. Aga me saame siin palju ära teha ja meie käest on tihti küsitud, et tehke see lahendus, mis teil on veel lihtsamaks, me vajame hästi lihtsat lahendust. Et me oleme alati püüdnud selgitada, et ma olen nõus, et see lõppkasutaja interface, sõltuvalt tema rollist, peabki olema ülimalt lihtne. Aga selleks, et me saame sellele lõppkasutajale pakkuda lihtsat interface'i, peab seal taga olema tegelikult
väga suur süsteem selleks, et kogu seda protsessida, seda informatsiooni, mis sellega vahetatakse, et seda analüüsida, et erinevatele rollidele õiget infot õigel ajal kätte anda ja täpselt sellises mahus, kui palju vaja on. Et see on selline suur kasutajaliidese timmimise küsimus, nagu sa välja tõid, just see lõppkasutajatega suheldes ja see hoolekodus, see hooldaja, kes seda vaatab, kas talle meeldib või mitte, sellest lõppkokkuvõttes sõltub, kas ta hakkab seda kasutama, ükskõik kui tark või teaduslik mu lahendus ka ei ole. Aga milline on siis selle lõppkasutaja, pidades silmas võib-olla siis hooldajat, et selline digipädevus, et kas selle taha ei või jääda mõnikord mõni asi, sest võib olla üsna hirmutav, kui ei ole igapäevaselt näiteks mingit tahvlit või mingit arvutit ei kasuta, et kas seal ka tundub, et võiks olla mõni takistus? No mulle tundub, et täna on väga vähe inimesi nii saalis kui hooldekodudes, kes ei kasutaks nutitelefoni. Ja selle kohta on alati öeldud, et see, millega inimesed oma nutitelefonis oma eravajadustest tulenevalt hakkama saavad, on müstiline. Ja nüüd ei saa hakkama siis mingisuguse hooldustarkvara siis kasutamisega, et see on ikkagi inimese selline natuke selline hirmude maailm ja siin nagu oli ka Rootsi ettekandes oli toodud, et sa pead tooma välja selle kasuteguri selle inimese jaoks, mida tema saab läbi selle lahenduse paremini teha, siis tal automaatselt muutub ajus ka see motivatsiooni koht, ahah, vaenlasest saab sõber. Aga veel korra Kari piinasin, et kasu, aga see tähendab tegelikult muudatuste juhtimist, et me oleme harjumusstory, et meile meeldib asju tegelikult teha ühtemoodi, eriti olles ise väga pikalt tervishoiutaustaga, aga nüüd ka tugevamalt kokku puutunud nii-öelda hooldusteenusega, et see muudatuste elluviimine, juhtimine, et ma homme pean midagi teisiti tegema, sest kuskil tehnoloogia lahendab minu jaoks ära. Mul jääb aega üle ja ma äkki peangi selle inimesega hakkama nüüd rohkem suhtlema, kes on kliendina seal hooldekodus neid. Nüüd sa ilmselt avasid selle Pandora laeka, sest et kuna ma olen muudatuste juhtimise teadur, et siis mul kindlasti selles teemas võiks rääkida tunnike või rohkem, aga ma räägin lühidalt, et muudatuste juhtimine saab alguse uuesti kordan selle sama inimese isiklikust motivatsioonist. Kui see motivatsioon on seal olemas, kui inimene näeb, et ta saab teha millegi pärast vähem tööd või saab oma tööd teha kvaliteetsemalt, siis ta on selleks valmis. Kuni seda platvormi ei looda, siis ei ole muudatuste juhtimiseks ka mitte mingit alust. Ja loomulikult siin on väga suur osa ka nende hoolekandeasutuste ja hooldusteenuste juhtidel, kes toetavad oma töötajaid nende muudatuste elluviimisel, mitte ei sunni neid peale, mitte ei tekita neis olukordi, et nüüd tuleb midagi teha ja siis on totaalne vastu sees. Aitäh. Priit, et sinul on kogemus nii tervishoiu kui hooldusteenusega, et kummas keerulisem on rakendada uusi lahendusi? Ja piirialad on kõige keerulisem. Ehk siis tihtipeale on inimesed tervishoiusüsteemi ja sotsiaalsüsteemi vahepeal ja ütleme, et see on vast kõige keerukam. Tervishoius on tihti ma tõesti on vastuse võlgu, sest need sektorid ikka üksjagu erinevad ja selle piiri tõmbamine ei ole kunagi väga, väga lihtne. Ütleks, tervishoius on teatud mõttes rohkem sellist, ütleme, kui räägime suurest haiglast, siis on nagu tehnoloogia sissevõtjaid, on inimesi olemas, kes nagu teavad juba, et turul on mingisugune 10 sellist toodet, neil on aega panustada, nad mõtlevad sisemised protsessid läbi, mõnedes suuremates haiglates on asi käinud nagu kellavärk, mõnedes asjades on hästi palju sellist manuaalset, ma ei tea, 5 osakonnaga läbikäimist, et kui suur haigla, siis on 5-6 osakonda, kus peab kõik nagu kinnitused kätte saama. Sotsiaalvaldkonna puhul see on varieeruvam hästi, et seal ei ole võib-olla nii standardne see ja tihtipeale ikkagi seda ühte sellist tehnoloogia inimest ei ole, kes on nagu spetsiaalselt projektijuht, et ta natukene nagu saab aru, mis need erasektori inimesed teevad. Ja teisest küljest jällegi organisatsioon on väiksem, et siis on võimalik tippjuhiga otse paremini löögil saada. Et võib-olla see on ka tegelikult hooldusvaldkonna puhul natukene lihtsam, et selline nagu tippjuhtkonna tasandil on see teadlikkus, selline avatus suurem, et haiglates, suuremates haiglates käib ikkagi, ütleme, osakondade kliinikute lõikes, et palju tuleneb arstide tööst, aga seal hooldekodude puhul võib-olla tippjuhtkonnaga on lihtsam ja see teenuse disain on ka mitte nii juurdunud, et tervishoius on mingid asjad on väga-väga-väga paigas ja nende muutmine on keerukas
meil on Eestis 70 kohalikku omavalitsust, on ju, väga palju erinevaid hooldekodusid, koduõenduse pakkujaid, et seal on võimalusi selles mõttes, et on inimesi, kes mõtlevad ühtmoodi, inimesi, kes teistmoodi ja seda ongi vaja, et katsetada ühe nurga alt teise nurga alt. Aga kuidas sa siis seda koostööd sellise avaliku või kohaliku omavalitsusega kirjeldaksid, et kuidas seda saaks tõhusamaks, paremaks, et mina nüüd olen avaliku sektori esindajana siin, et mul on ideid ja ma pingutan, aga üksi väga kaugele ei jõua, aga kambakesi võib-olla küll. Aga kuidas seda koostööd paremini käima saada? Ei ole võib-olla õige inimene sellele vastama, et ikkagi seda kogemust KOV-i tasemel koostööd ei ole nii palju. Ma arvan, et hästi palju sõltub sellest, mida nagu riik teeb ja millised nagu vabadused ja võimalused ta annab, et see ütleme, tihtipeale on see paradoks, et tundub, et teha nagu mõni selline suur keskne infosüsteem riigi tasandil, et see tundub nagu odavam, et teeme ühe ja siis kõik KOV-id võtavad kasutusele ja kõik terviseasutused ja kõik võtavad kasutusele selle, aga praktikas, nagu Kari just rääkis, et see inimkontakt peab olema, et seal on suhteliselt vähe mingisugust bürokraatiat otsustusprotsessi vahel, vaid et keegi ütleb, et ma tahaks seda veidi teistmoodi ja siis arendaja juba mõtleb, et ahah, me disainimegi selliselt. Et selle balansi otsimine on võib-olla kõige olulisem, et me ei reguleeriks ülevalt liiga palju, aga samas jätaks võimalusi nagu KOV-ide hooldekodudele, ka terviseasutuste puhul on sama teema. Aitäh. Kari, kuidas me seda tasakaalu leiame avaliku erasektori vahel? Minu arvates on hästi oluline sõnum avalikus sektorile koostöö jaoks see, et usaldage erasektori lahendusi kui võrdset. Et kui me erasektoris võtame kätte ja teeme selle investeeringu, et luua mingisugune lahendus, millega tulla lahendama mingit reaalset probleemi, siis tihtipeale tulenevalt sellest, et me oleme sinna alla pannud oma enda raha, mitte riigieelarve, me oleme sinna võtnud selle riski, me konkurentsis püüame ellu jääda, meil ei ole võimalik määrusega kehtestada kasutust, vaid me peame olema niivõrd nutikad, et see lahendus peab olema tahetud lahendus, millest ollakse valmis ka maksma. Et kui erasektoris on olemas sellised lahendused, siis avalik sektor peaks selle koha pealt astuma sammu tagasi. Et ta peaks andma erasektorile võimaluse tekitada neid lahendusi, aga samas pakkuma näiteks andmekogu haldamiseks seda keskset silotünni, kus kohta me saame oma andmed paigutada. Me ei pea erasektoris hoidma andmeid, aga me peaksime olema rakenduse pakkujad, kui vähegi on see võimalus olemas, sest et midagi ei ole teha. Me oleme efektiivsemad majandajad, kui riik on. Ja mõtleme selle peale, et kui me ostame midagi vähem pakkumisega riigihankega või motiveeritud investeeringuna erasektoris, siis ilmselgelt on nende lahenduse kvaliteedi vahe sees olemas ja me teame, kelle kasuks. Ma võib-olla täiendaks seda mõtet, et see on väga hästi, et selle välja tõid, et see konkreetne näide, mida me ise oleme kogenud ja mida tegelikult rääkides seal päris mitmega, saime selle sama nagu näite, et vahel tundub, ja eriti headel aegadel, mis meil siin majanduses oli, et võiks teha mingi keskse ägeda süsteemi, ja siis, aga see kommunikeeritakse välja kõigile osapooltele. Ja siis, kui sa oma erasektori lahendusega lähed sinna, et sa oled midagi välja töötanud ja sa veel plaanid nagu seda teha nüüd 2, 3, 4, 5, 6 aastat, siis öeldakse, et ei, me saame tasuta süsteemi varsti riigilt, aga see tegelikult ei ole ju tasuta. Ja see tekitab olukorda, kus on ühelt poolt on nagu ootus ja siis on selline väike vaakum, aga siis juhtub jälle midagi nagu valitsussektori eelarvega, sotsiaalsektor saab alati kõige rohkem seal sisse ja siis need suured plaanid nagu tõmmatakse maha ja järsku on meil mingi 3-4 aastat sellist nagu päris arendustööd on tegemata, sest ühed lubadused olid liiga kõrged ja teistel ei olnud võimalik nagu seda asja pakkuda, et see on nagu see, ütleme, ettevõtja vaates see kõige nagu selline tavalisem näide. Aga kuhu riik peaks siis prioriteedi panema tegelikult, kui me vaatame riigi poolt, siis tegelikult on nii palju teemasid, mis vajasid eile juba lahendamist või vajasid eile juba investeeringuid ja ükskõik erineva ametnikuga räägid, siis toob erineva aspekti, see on kõige olulisem. Et kuidas riik peaks need prioriteete seadma, et me tõesti jõuaks kiiremini tulemusteni? Ma arvan seda, et nagu ma ka mainisin, riik peab olema andmete omanik, riigil on olemas juba ideaalne taristu X-te näol, millega neid andmeid on võimalik vahetada.
riik peaks ehitama võimalikult palju digitaalsete teenuste nii-öelda ühendamiseks otsi. Loomulikult peab riik andma nagu sellise ka turvalise raamistiku, et kes võib sinna otsa üldse, mis tingimustel ühenduda, aga prioriteet peaks olema see, et kui vähe keegi võtab mingi valdkonna vedada või teha, siis tal pole võimalus nii-öelda nendele andmetele turvatud tingimustel ligi pääseda ja seda rakendust selles konkreetses punktis lahendada. Taavi Kotka vist juba majandusministeeriumi nõunik juba, ma ei tea, 15 aastat tagasi ütles, Eesti riigil on täpselt 2 korda rohkem infosüsteeme, kui suutlikkust need ülal pidada. Ja SKAIS 2, STAR 2 ootame, kui me räägime sotsiaalvaldkonnas, et need on sellised müstilised märksõnad, mis ilmselt mingil hetkel ka kuidagi jälle taaskord valmis saavad, aga kas nad kellegile sobivad või on one shoe fits all teema, mida siis nii-öelda sunni korral peale öeldakse, et näete, nüüd on lahendus, võtke tasuta kasutusele. Sellest oleks nagu väsinud ausalt öeldes. Nii et koostöö. Sten-Erik, kuidas sul selle avaliku sektoriga suhe on? Üldiselt väga hea. Avalikus sektoris on meil väga palju tarkasid, tublisid, meeldivaid inimesi, kellega mul on olnud au koostöötada ka oma eelmistes ettevõtetes. Ainuke mure on see, et ei ole häid protsesse, mis puudutab kiiret otsustamist ja ettevõtte vaatest siis, et riigis saaks maksev klient. Selle sama meie tänase Lutso projekti raames mul on üks selline natuke naljakas, natuke kurb lugu ka, kui me hakkasime esimesi pilootpartnereid otsima ja me leidsime nendeks 2 kohalikku omavalitsust Tallinnas, kes olid valmis piloteerima, aga neil ei olnud otsustusõigust. Otsustusõigus oli ühel siis valdkonna arengu eest vastutaval organisatsioonil, kes ütles, et nemad on ka selle mõttega päri, aga nemad ei saa otsustada, et abilinnapea otsustab. Läksime abilinnapea juurde ja siinkohal ma räägin siis nagu sellisest 2-3 vanemaealise kodus, kus see piloot oli plaanis teha. Abilinnapea ütles ka, et plaan on hea ja me näeme, et meil on sellist asja vaja ühiskonda, aga tema ei otsusta, et ministri juurde tuleb minna. Ja kui lõpuks ministri nõunik ütles, et ilmselt keegi ei julge sulle ei öelda, aga nad tahavad ikkagi nii-öelda, et see teema püsiks mängus. Mis see soovitus siin kohal oleks, et natukene detsentraliseerida seda otsustusõigust, anda kohalikule omavalitsusele vähemalt see otsustusõigus, et kui mingid asju testida ja võib-olla mingisuguses väikeses mahus ka selle teenuse eest maksta, see aitaks kindlasti kiirendada seda innovatsiooni, ilma et oleks vaja teha kõik väga põhjalikult mingisuguste metodoloogiate alusel. Nagu tegelikult ka siin varasemalt näidati, minu arvates see on natuke liiga palju Eesti jaoks. Meil on see startupilik mentaliteet siin Eestis olemas, et pigem jätkame seda, et testime, itereerime, ei õnnestunud, siis viskame minema, proovime uuesti. Kui me lähme kõikide asjadega liiga teoreetiliseks, siis lõpuks see startupilikkus kaob ära. Ja et olen suga päri. Teistpidi, mis ma näen, ma ei tea, võite reflekteerida tagasi, et seda valdkondlikku ekspertiisi tegelikult võib-olla avalikus sektoris on võib-olla vähe, et sageli ettevõtja teab rohkem, kui vastaspool olev nii-öelda siis ametnik. Et kuidas selles osas teile tundub, et muidugi kutsun üles ka ise küsimusi küsima, nii et ma kohe hakkan neid lugema ette. Et kuidas teile tundub, et kas sellist valdkondlikku ekspertiisi oleks vaja ka avalikus sektoris tõsta? Kari? See on küll hästi ohtlik küsimus, aga ma arvan seda, et avalikus sektoris on väga palju kompetentsi väärt inimesi, kes töötavad ja kes teavad nendest teemadest, millega nad tegelevad väga palju. Pigem on see, et nendel inimestel oma, kui me vaatame ka kohalike omavalitsuste hulka ja kui palju seal on inimesi, kes tegelevad sotsiaalvaldkonnaga ja kui vähe nad ikkagi omavahel saavad midagi koordineerida, koopereerida, et siis tegelikult ikkagi see killustatus on praegu suur. Ja meie lahenduste pakkujatena suhtleme kõigiga, kellegil me vähegi võimalik suhelda on, õpime sealt, saame teada nende aastapikkuste kogemuste põhjal seda tagasisidet ja peame vahetevahel mõningaid dogmasid ka muutma, sellepärast et väga paljusid põhimõtteid lähtutakse sellest, et meil on paber, meil on kaust ja me peame seda asja kuskil seal hoidma.
jah, ei, avalikus sektoris on väga-väga palju reegleid ja väga palju auditeerimist ja ilmselt kui sa oled tavapärane ametnik, siis sa tegelikult väga selgelt jälgid igat juhtnööri juhist ja tõesti näpuga jälgi, et Priit. Ei noh, no see, ma ei tea, kuidas sellele selles vastata. Raske küsimus. Ei, no ma arvan, et meil ei ole nagu otseselt teadmiste puudust, et see on nagu pigem lihtsalt selline nagu mõtteviis ja usalduse küsimus, ja see on väga erinev tegelikult paljudes nagu alamsektorites, et ma arvan, et no tõesti keeruline, et need raamid, see mõtteviis peaks olema kuskil seal, et me kohe ei torma lahendama igat probleemi. Eesti on lihtsalt nii väike riik ja me kõik teevad kõiki. Kellelgi on probleem, siis tal ongi 2 sammu ministrini. Et see üheski teises riigis see ei ole võimalik, suuremates riikides see ei ole võimalik. Minister on väga-väga kaugel ja ta ei saa otsustada seda, milline e-mail kuhugi välja läheb, et hiljuti oli õnnest rääkida ühe ministriga, kes siis rääkis, kuidas ta rääkis sellest, et kuidas mingi tervise osapool saab e-mailiga mingi teavituse, sest see mitte kunagi ei tohiks ju olla tegelikult ministri teema. Et kuidas nagu jõuda sinna lihtsalt, et tegelikult peaks nagu veidi vähem tegema ja natukene selliseid reegleid looma. Et lihtsalt, et ei peaks kartma nagu reeglite loomist, aga nagu reeglid luua selliselt, et need on nagu niisuguse tegutsemisraamiga. Ja noh, siin on nagu nii mitu kihti teemasid, aga et see on nagu üks pool ja teine pool, mis kindlasti tervishoiu poole peale, meil on hästi palju see tervishoid, sotsiaaltervishoid teema, et tervishoiu vaade peaks nagu otsuste tegemisel võtma sisse ka kulusid, mis ei teki tervishoius. Ehk siis, et kui näiteks tervishoiu teenuste üle otsustatakse, et kui mingi tehnoloogia vähendab kulusid seal tervishoius, siis see ei pruugi ühiskonna mõttes olla piisav, et 5 korda rohkem võib tulla säästu sotsiaalsektoris, aga hetkel see praktikas nagu väga palju seda sotsiaalvaldkonna kulusid tervishoiuteenuste kasutusevõtul ei arvestata, et see on nagu lihtsalt praktiline näide. Ja rakendamise kulu ka on tegelikult see, mis mõnikord paneb pidurit peale või ei ole nii või? Mis mõttes rakendamise? No tehnoloogia rakendamine ikkagi, et tegelikult ütleme, et hooldekodu näebki, et ta võtab mingi uue tehnoloogia, tegelikult see toob sulle vaja lisatööjõudu, lisaaega selleks ja kus me leiame, kui meil on võib-olla 30% töötajaid sellel hetkel puudu. Ja see on muidugi laiendatud, ütleme, teenusepakkujate avaliku sektori teema, et kuidas see on pigem ajastuse küsimus, et kas suur reform, mis eeldab väga paljude inimeste teistmoodi tegemist ja siis need inkrementaalsed väiksed muutused, kus siis saab olla, kellelgi on mingi vajadus ja siis on seal teisel pool on nagu 20 ettevõtet, on ju, äkki 3 on juba see lahendus olemas, et kellelgi on vajadus ja juba nädalad hiljem me saame selle vajaduse nagu lahendada, et need efektiivsed muutuste juhtimise võimalused, need ei tohiks nagu, need peaksid olema hästi võimaldatud. Aitäh, aga ma lähen küsimuste juurde, nii et teil on veel võimalus küsida mõned minutid. Minust väga hea küsimus on, et ja saate kõik siis vastata, et iga arendaja tuleb teenuse osutaja juurde jutuga, et see konkreetne lahendus on parim. Mis nipp või kes aitaks päriselt aru saada, kas üks või teine lahendus on parim ja mis on parim? Sten-Erik. Ja vastates eelmisele küsimusele ka, et ma arvan, avalikus sektoris on inimesed olemas, kes on piisavalt targad, võimekad ja valdkonna teadmistega kursis, et seda muret meil kindlasti ei ole. Ja ma arvan, et täpselt samamoodi peaks moodustama ka sellise väikese grupi nendest tublidest tarkadest inimestest, võib-olla valdkonna üleselt, kes on need filtrid seal vahel, kes testivad, et kas see sellele 5 või 10 kriteeriumile vastab, ei vasta, siis me sellega kas liigume edasi või liigu edasi, eks ole. Ja niimoodi ongi võimalik hinnata ja analüüsida, kas on No suurepärane. Lahendus on olemas, aga ikkagi sa oled ka poliitik, et jätsid vastama, et lähed pakkuma oma teenust, ütled, et see on kõige parem, et parim variant üldse, aga mis loob selle usaldusväärsuse, et ilmselt kena noormees tuleb, olen juba ostetud poolelt,
aga mis on see, mis aitab seda inimest, kes tegelikult ei ole võimeline võib-olla seda tehnoloogia funktsionaalsust, võimekust, andmekaitset ja muid aspekte hinnata? Mis nõus annaks? No number 1 ongi vaja saada aru, et kas see lahendab probleemi või ei lahenda, eks. Ja selle jaoks on ikkagi, ma hakkan nüüd kõiki müügitrikke ära rääkima, aga võib-olla võikski siis tulla ministeeriumi poolt mingisugune selline üks leht, kus on kirjas, et küsi need 3 küsimust ja vaata, kas nendele kriteeriumitele asi vastab. Kui vastab, siis liigud edasi, eks ole, selle otsustusprotsessi osas, et ma arvan ikkagi, et peaks olema ikkagi mingisugune nii-öelda filter vahel ja see filter võiks tulla kuskilt mujalt kui päris selle nii-öelda lõpptarbija poolt. Priit vist soovis? Ja lihtsalt lühike vastus on küsige ChatGPT-lt, aga ma ei tea, ma ise teeksin seda, lihtsalt mida veel küsida. Teine oleks võib-olla ettevõtjatele, et jah, siin sektoris see ostja ei ole alati see ostja ja see müüja ei ole alati ja see ostja ei ole lõpuni see otsustaja. Enamasti kõik saavad aru probleemidest, et ka selline ettevõtjate poolne no bullshit lähenemine, et see ei ole parim lahendus. See lahendab seda probleemi täpselt nii palju, me tahame veel lahendada nii ja nii ja nii palju asju, aga tegelikult natukene see töötab. Et meil on täpselt selline lahendus, mida me selle rahaga oleme suutnud teha, ta täidab nii palju eesmärke, teie tagasiside on kulda väärt, et kas te tahate, et see oleks parim või te saate sellega endale mingit väärtust, et ütleme, jah. Kari, mis nõu sa oled parim, aga mille järgi see, kes tahab kasutussele võtta, oskab hinnata, et sa oled parim? Alustame sellest, et ilmselgelt ongi meie lahendus kõige parem sellele kliendile, kelle näo järgi ta loodud on. Ehk siis, kuna me oleme selle lahenduse välja töötanud seal 5, 6, 7 hoolekandeasutusega, siis ta lahendab nende asutustelt tulnud soove. Ja kui meil tekib sinna kõrvale 7, kes töötab võib-olla hoopis teistel põhimõtetel, siis ta ei pruugi olla alguses selle ettevõtte jaoks üldse mitte parim. Aga et kuidas siis valida? Ma arvan, et oluline on teada seda, et tarkvara lahendused, mida täna arendatakse, eile ei ole see lahendus see, mis ta on täna ja täna ei ole see, mis ta on homme. Ehk siis meil on ta konstantses pidevas arendus, tal ei ole mitte ühtegi etappi, et kus kohas ta nüüd saab valmis ja nüüd me hakkame teda müüma. Ehk siis tegelikult te peate veenduma selles, et kas see meeskond, kellega te räägite, kas see ettevõte, kes seda arendab, kas tal on olemas jätkusuutlikkus turul püsida taga 5–10 aasta jooksul, kas tema selline ärimudel, selles klassikalises lähenemises on jätkusuutlik ja kas see, mida on jõutud arendada, kas see, mida räägitakse, on piisavalt aus ja just täpselt, et see, et kui ta midagi ei tee, et juletakse ka seda välja öelda, et jah, seda ta täna ei tee, aga soovi korral ja sellise aja jooksul võib ta seda tegema hakata, kui on soov sinna suunas arendada. Et ma arvan, et pigem on see nii-öelda usaldus tekib ja kõigepealt vaja tekitada selle meeskonnaga ja siis sealt edasi lahendus veenduda, et see lahendus ka sinna suunas siis areneb. Et valmis tooteid täna ei ole. Et jätke meelde, selline jätkusuutlik ärimudel on kindlasti oluline, millele tähelepanu pöörata. Meil hakkab aeg armuliselt otsa saama, aga siin ikkagi küsitakse nõu, et andke riigile nõu, et Eesti on kui digiriik, aga sotsiaalvaldkond kuidagi seda pole, et riik ei ole digitehnoloogia arendamisel eriti jätkusuutlikkust näidanud. Mis võiks olla lahendus ettevõtete vaates? Jällegi seesama ettepanek, mis oli juba kord tehtud. Kui riik ei ürita kõiki probleeme ise ära lahendada, vaid lepib kokku, et osasid probleeme lahendab ära erasektori ettevõte ja riik tagab ainult seda, et on olemas loodud see, see koostöömudel ka selleks, et näiteks 2 omavahel konkureerivat ettevõtet saaks läbi riigi omavahel suhelda, kui omavahel suhtlus läheb keeruliseks, siis juba see on suur lahendus tegelikult. Stenner? Jah, ikkagi ühendusteed, standardid, et kuhu pistikusse see asi panna, kuidas see süsteemi sobib, et lihtsalt mõelda sellele, et riik reguleerib liiklust ja ehitab maanteid. Et riik ei pea lubama, et ta ehitab Porschesid, ta isegi ei pea ehitama Sierrasid, et maanteed ja liiklus ja mida paremini maanteed toimivad, mida paremini see liiklus on juhitud, seda kindlamini tulevad sinna nagu tehnoloogilised lahendused peale.
ja no siis on kogu see sotsiaalvaldkonna ärimudelite ja rahastuste teema ja sinna me praegu ei saa minna, aga ikkagi see võib-olla see mõtteviis ja selle mõtteviisi usaldamine vahel nagu ununeb ära. Ja viimane minut hakkas jooksma ja siis kõigile lõpetuseks, et kuidas me saaksime Eestis rohkem juurde uusi tehnoloogiaid, et me tegelikult saime aru, mida peab riik tegema, võib-olla vaja mingeid toetusmeetmeid, meile on tegelikult vaja testida, et mis on see mõte, kuhu me peaksime fookuse täna panema, et olete nüüd siin süsteemis olnud, teate, kus on pudelikaelad, mis on see X-faktor, millele me peaksime nüüd selle gaasipedaali põhja vajutama? Ma ei tahaks nüüd kuidagi kõlada protektsionistlikult, aga ma ütleks niimoodi, et esiteks on Eesti turg on liiga väike selleks, et ükskõik mis tehnoloogia ettevõte siin liiga pikalt ja liiga suureks kasvaks, mis tähendab seda, et kõigil meil on tegelikult ambitsioon minna väljapoole. Aga selleks, et minna väljapoole, me peame oma koduturul saavutama oma nii-öelda fännklubi. Ettevõtted, kes päriselt tahavad kasutada ja võib-olla annavad meile ka mõne eksimuse andeks ja ei haara lahendust lähiriigist või kaugemast riigist, vaid annavad võimaluse kõigepealt kohalikel ettevõtetel saavutada tugev jalapind alla ja me läheme teeme eksporti, me loome veel ka Eesti riigile maksutulu, millest omakorda on võimalik finantseerida sotsiaalvaldkonda, et see võib olla minu soovitus. Ma ütleks ka, et neid ettevõtlikke inimesi, kes uusi tehnoloogiaid turule tooks, on rohkem kui seda klienti nüüd avaliku sektori või näol, et avalik sektor peaks olema ka julgem klient testima, proovima ja ka erinevaid lahendusi sisse ostma, mitte ainult üks võidab lahendusi. Jah, see paljusus, täpselt sama eksperimenteerimise võimaldamine, et mitte toetused, vaid pigem ärimudelid, nagu et kuidas saaks klient, pakkuja, kontakt olla kõige lähem ja selle pealt hästi palju katsetusi. Ja kui tekivad ettevõtted ja lähevad pankrotti, siis see kõik on väetis. Need inimesed tulevad suurema kogemusega ja teevad uusi asju suurema kogemusega ja see rahvusvahelise koostöö aspekt ka kindlasti, et tasub ka ikkagi ettevõtjana kohe vaadata väljapoole, Eesti turg ei ole piisav, aga Eesti turg ikkagi võib olla piisav, et need esimese liikuma saada, et meil neid näiteid ikkagi on ka. Et julgust katsetada, teeme ära. Jah, aitäh selle huvitava arutelu eest ja lõpetuseks ma tahakski öelda, et tegelikult, et me ei tohiks tervishoidu ega sotsiaalhoolekannet näha ainult kulukomponendina, vaid tegelikult see on võimalus, kuidas elavdada Eesti majandust, sest nagu me kuulsime siis Skandinaavia kolleegidelt, et neil on lahendused, aga neil on lahendusi juurde vaja ja miks mitte lööme kampa ettevõtetega ja testime ja toome kiiremini need turule ja tegelikult meil kõigil ka igas mõttes läheb Eestis paremini. Aitäh! Aitäh!